Asjalikud rääkijad. Asjalikud rääkijad, äkki jääb. No. Nii, tere tulemast meie podcasti, millel veel nime pole, aga ma mõtlen praegu suvake nime välja. Paneme Saare Village Boys seiklused. Saarlaste podcast, ei. Saarlaste hääled. Saare poisid. Ei. Saare mäkkarid. Saare küla podcast. Ei, paneme Saare küla mäkkarid. Mäkkarid. Jah, me mähime hästi palju. Me räägime väga asjalikku. Me räägime väga asjalikult. Ei, mis me paneme? Asjalikud rääkijad. Asjalikud rääkijad, äkki jääb. See on hea. No, ja täna meil on Saare Village Boys, aga üks Saare Village Boy on puudu, ehk siis Peeter Vanasepp. Isegi kuulsad inimesed nagu me oleme, meil on ka oma probleemid, temal on ajaga. Noh, nimelt, ta on väga rikas mees ja kuulus ka, nagu te teate. No, ta mängib tromme. Jah, nimelt tema Rolls-Royce juht jäi haigeks ja tema Lamborghini juht sai ainult praegu ta ära viia ja hiljem ei saanud tulla. Tänu sellel teda pole. Aga meie oleme kohal. Yeah. Meie juhid pole haigeks jäänud. Minu teemandiga kaetud prillid on ka. Aga te ei näe, kuna see on voicecast, mitte video. See on jah, podcast. Noh, meil pole nagu videoga seda. Aga millest me siis täna räägime? No räägime, et kuidas bänd tuli. Räägime, kuidas... Jah, see on ikkagi esimene osa. Kuidas see tuli üldse? Et jah, kuidas see tekkis kuidas meil ennem kõik toimus, millest meil ideed tulid ja võib-olla ka esimesest laulust räägime, sest see on ka just tihedalt selle bändi loomisega. Kutse Saarele nüüd väljas, minge kuulake YouTube, SoundCloud, võib-olla Spotify varsti. Ja. Ma arvan küll, tead kus juures sa võid natuke hakata rääkima nendega, ma kohe vaatan, kas on meil juba Spotify's äkki vastus olemas. Jah, ehk siis me panime Spotify'sse mingi 2 nädalat tagasi on ju, et me saaksime Kutse Saarele. Kutse Saarele läks paar nädalat tagasi, proovisime Spotify panna, Spotify äpp hiljem ja ma loodan, et ta saab seda Spotify'sse üles pandud. Aga jah, me pidime alguses minema siia ruumi, kus see on Sandri Järbergi vanaema juures olema ja siin on üks ruum, kus Peeter Sepp pidi iga nädal trumme mängimas käima. Midagi sugust ta mainis, jah? Ja Sandri Järberg, meil on seda Discordi server oma, kus me arutame asju või noh, me Sandriga arutame, kuna Pets lihtsalt ei võta mitte millest ka osa meie bändis. Isegi sellest praegu podcast'is ei võta osa. Tal on vabandus. Ja siis ainuke koht, kus ta sinna kirjutas, me rääkisime, et me võiks siin podcast'i filmida, või mitte podcast'i. Et me võiks midagi filmida seal, ma ei tea mida. Jah, igatahes Sandri Järbergi vanaema toas, siin on mingid veneaegsed kellarid. Ja siis Sander ütles, et need ei tööta. Ja siis Peeter ütles, et töötavad küll, ma võin iga nädal trumme mängimas. Ja siis nii oli põhimõtteliselt. Ma ei tea, meile tundus naljakas see. Tundus jah, sest ta rääkis jah, muusika koolis stuudiost. Me olime nagu, me rääkisime stuudiost, et kus midagi lindistada, kus midagi teha. Rääkisime, tuli nagu muusika kool jutuks ja siis tuli nagu see jutuks, aga ta oli kogu aeg nagu selles vanast teemas nii kinni, et tundus jah midagi naljakas. Aga noh, ma loodan, et teil on ka see naljakas. Okei, aga kuidas Spotify'ga läheb? Ikka veel vaadatakse hetkel üle, aga nüüd kas siis täna, homme või kõige hiljem üle homme peaks vastust tulema. Okei, oodake vastust, followge meie sotsiaalmeediad, Instagram, Twitter on suht surnud, seda ma ei tea, kas te tahate follow'd üldse, vahet pole meil väga, TikTok, YouTube, kõige olulisem, või tegelikult, noh, sinna tulevad laulud, see podcast läheb ka sinna ja Spotify'sse võib-olla, kas me paneme SoundCloudi ka? Jaa. Ta või SoundCloud, no sealt võite vaadata uuesti, ma ei tea, kui te tahate kuulata igavões. No followge Instat, seal on meil kõige rohkem neid uudiseid. On tõesti. Ja. Tere. Tere. Kõik kämbrad on vett täis jooksnud, enam pole kohta veel. Ossa. Ja lubab ju vihma. Homme tuleb jah. Täna õhtul vist hakkab jah? Täna õhtupoole lubas ka juba, vaata hakkab tulema. Meil varsti tule tähnud pilved. Päeval mingi aeg siin lubas vihma. Ma vaatan kohe üle millal. kella 3-st alates on väike võimalus.
ja kella 5 hakkab rohkem sadama siis. Ja õhtul ikka väga-väga tugev sadu. Jah, nagu eile. Nagu eile, jah. Kus juures lubatakse isegi tugevamalt veel. Okei, lähme edasi siis. Väike technical difficulty. Sääsk sööb sind. Sööb või? Kust? Mine ära. Noh, me oleme saarlased. Nii, aga ma arvan, et räägime siis üldse, millest kõik algas pihta. Millest see algas üldse? Millest see algas? See algas eelmine aasta ja mingi novembris. Ja novembris. See oli novembri äkki alguse poole. Ja, võis olla. Kus me käisime reisil Saaremaal. Käisime, jah. Ja see oli äkki see pankade reis. Ja, võis olla. Ja et käisime pankadel ja tulime siis bussiga tagasi. Ja ma vist hakkasin bussis mingi laulusõnu kirjutama. Sa hakkasid jah midagi tegema, et siis me hakkasime Helgi Saardist räägi. Ja siis me hakkasime tegema kuidagi nagu nalja selle laulu üle Üllar Jörbergi Kutsetantsule. See on ka bänger laul. Minge vaadake üle Kutsetantsule ja Kutsesaarele. Me oleme väga bänger laulud. Me hakkasime nagu sellele siis sõnu tegema. Originaalselt nagu mina teen, nagu sina teed, see kogu aeg kordub. Aga me hakkasime tegema, nagu mina teen, sina teed, nagu tema teeb, nagu meie teeme, nagu nemad teevad, nagu tema tegi. Ja siis seal laulus oli nüüd ma kõiki kutsun tantsule. Aga me panime tantsule asemel Saarele. Eks siis meil on nüüd ma kõiki kutsun Saarele. Seda ma ei teagi, kus kohas see üldse see tuli. Aga kas me üldse ka seal koha peal Oi. Jah, nii. Et mõtlesime selle ka seal bussis välja või? Jaa, vist küll oli küll, jah. Sest nii palju ma mäletan, et see, nagu sina teed, need asjad olid. Väga täpselt ma ei mäleta, aga pärast meil hakkasid need asukohad ka juba tulema. Mändi all ka ja... Ja siis Peeter Sepp, mullest tema ei teadnudki midagi sellest, me lihtsalt ütleme, et tuleb bändi. Siis ta oli nagu, ahah, ok, või midagi, ma ei tea. Jah, me tegime Discordi gruppi samal päeval suht. Ja siis pool aastat sellest me ei kirjuta mitte midagi. Me ei teinud jah midagi seal. Ja no, me olime üldsegi unustanud põhimõtteliselt sellest. Ja Peeter Sepp, no tema ei teadnud üldsegi midagi. Ta vist siiani täpselt ei tea, mida me üldse teeme. Jah, aga ta laulus oli natukene, paar rida. Kuulake, ta rida on päris hea, aga minu oma kõige parem. Kõigi omad on head. Jah, nõus. Aga kuidagi jah, me pole nagu rääkinud seal rohkem. Ja nüüd pool aastat hiljem siis üks päev me olime koolis. Ja siis pärast kooli me olime mingi, kui sa Saare Village mäletad. Sa Saare Village poisi mäletad või? Midagi sellist. Jah, täpselt ma ei mäletagi. Ja siis aga meil tuli kuidagi... Sa vist ütlesid seda. Järberg ütles seda vist. Ja siis ma olin nagu, kuule, see Kutsetantsule, mul need sõnad alles ka ju. Teeme sellega ju veel. See tuli juba pärast grupis jutuks vist. Aga siis meil tulid kuidagi need nimed, seal mõtlesime välja. Peeter Seppul oli... Maailmavisiooni võitja oli. Ja vanilje jäetis. Jah, ta tegi neile mingi, hakkas suvakalt mingit vanilje jäetis laulma, siis ta võitis Maailmavisiooni kuidagi. Ja siis jah, tal oli Peeter Sepp, ma ei tea, kus ta selle sai, aga see oli tal kogu aeg. Ta on mingi, see on ta allkiri. Ta ise ütles, jah. Siis Sander Järberg, alguses oli Sander Jörberg, jah. See oli Üllar Jörberg, kõik teavad, legend. Täpselt nagu Sander Järberg. Ja siis ta pärast muutis Järbergiks ära. Jah. Et ei oleks nagu, ei oleks nii sarnane, et võib-olla nagu... Ja ma ei tea, Musa Ainum lihtsalt, ma ei tea, et segadus saada kõiki. Ma ei tea, miks ma panin sellest. See tuli sellest, et üks päev, see oli see sama päev, kas siis oli... Minu nimi oli igatahes juba Järbergist. Jah, Sander Järberg. Ja siis üks meie klassiõde hakkas ära minema, jalutama sealt. Siis ta midagi hüüdis, et tšau Sainu ja Kevu. Midagi sukest, jah. Aga siis me nagu mõtleme, et kes see Kevu veel on, ei nagu täpselt ei tea. Kuna nagu ma olen Sannu. Ja ei, aga sealt tuli nagu sulle see nimi, et Sannu, et sa oled Sannu, siis ja siis tuligi sul see nimi sellest. Ja jube story, aga... Päris jube. Aga las ta jääb. Las ta jääb. Laulud on head, nii et kuulake. On. Ja põhimõtteliselt bänd sai loodud
laulusõnad olid meil juba olemas, meil on päris palju laulusõnasid ka nüüd praegu valmis. On küll, ja no, järgmine plaan on meil vist Mändila rand teha, see on, nagu tead seda rannatuul. Mererannatuul, jah. Ja mererannatuul Ülle Verbergi poolt, see on nagu rannatuul. Ja me teeme nagu Mändjala rand. Midagi sellist, noh, sõna on päris valmis. See tuleb ka päris bänger, kuulake millalgi, ma ei tea, millal see välja tuleb. Me natuke arutame täna veel nende sõnade üle natukene, aga see tuleb igatahes jah. Aga tõesti selle Kutsesaarele natukene me muutsime veel sõnu, aga üldse kõige esimene päev siis, kui me lõpuks otsustasime, teeme ka serveri, et seal me saame oma nimed ja asjad panna. Ja siis meil tuli mõte, et teeme What You Remixi. Jah, ma ei tea miks, aga mul tuli järsku see mõte, millegipärast tuli see pähe. Ja see on ainult Järbergi laul, sellel pole mitte ükski. Keegi teine pole. No sa tegid ainult see, et sa panid nagu üles rohkem seda TikToki ja nõnda jagasid. See väga ei muuda. Aga põhimõtteliselt muusika, sõnad ja klipid ja editing, videod, kõik asjad ma tegin selle jaoks siis. Ja Kutsesaarele tegid oma biiti ja kõik siuksed asjad, siis me tegime kõik vokaalid, isegi Peeter Sepp. Ja sõnad me tegime koos. Sõnad tegin enamus mina. Ja siis Järberg täiendas natukene. Täiendasin, jah. Ja siis video monteerisin jälle Sanju, mina. Ja noh, klippe filmisime me kõik. Ja peale Peeter Seppa. Ja Jaks oli ka. Ja ta oli videos ka ühes klipis. Ta pani mulle, ta tahtis röövida mind vist. Ei tea. Aga siis, okei. Aga tõesti, What You Remix sai siis tehtud. Kasvõi selle igale poole, see sai väga kiirelt tehtud, sest ma võtsin suvalised klipid, ma panin FL Studiosse, ma panin mingi beat, mul oli alla laetud. Aga kus sa selle video editasid üldse? Kuna mul on Sony Vegas, aga sul vist pole nii? Mul on lihtsalt mingi tasuta programm. Aga see on päris hea programm tegelikult, päris hästi töötab. Uskumatult häid asju saab seal teha tegelikult, arvestades, et ta tasub. Ma ei tea, ma olen Sony Vegas'e ka ma ei usu, et ma switchin üldse sealt ära kunagi. Aga igatahes jah, see polnud midagi väga erilist, aga kas see sai ka juba 100 vaatamist täis äkki? Jaa, sai. Ja meil on kõik videod YouTube'is vist üle 100 vaatamise. TikTokis oli vist üle 600 vaatamise. Jaa, see oli meie esimene video ka, nii et pole paha. Follow ka TikTokis, Saare Village Boys. Jah. Sa teed rohkem reklaami siin. No see on vajalik. On. Sest tõepärast, siukse bängerid. Veilile review'id tulevad. Te ei taha sellest ilma jääda lihtsalt. Ja veilile review'id tulevad jälle. Järgmine on vist X500. Jah. Jah, see on selle Järberg tegi. Jah. Ja siis oli X400. Oli järgmine. Sellega oli natukene probleeme, aga me ei räägi rohkem sellest, mis probleemid sellega olid, vaid te peate lihtsalt ootama, followge meid ja oodake ja siis me näitame. Ja ma usun, ma luban teile, et need videod on täielikult väga head. Ja mingid vanad pidid meil autogrammi küsima, seal kirjutis kommentaaridesse, te pole siiamaani küsinud. Miks? Pole näinud või vist meid midagi. Meid ei lasta väga tundidest ära. Vahetundi pole. Okei, igatahes vaat pole. Sellest pole vaja rääkida. Jah, mis me räägime? Aga räägime siis ka, kuidas Kutsesaare rohkem käis. Muusikavideo, millest mõtlesime, me läheme parki. Teeme nõnda. Selles järgus me tegimegi sõnad. No sõnadest me juba rääksime. Sõnadest me rääksime nendest, nüüd te teate juba. Siis ma räägin natukene muusikast ja siis me mõlemad räägime muusikavideost. Ja et kuidas, mis meil seal veel juhtus. Et natukene oodake, räägi muusikast ära, siis te kuulate, mis seiklused meil selle filmimisel olid, et mis vead asjad igasugused olid. Aga muusika tegemine väga keeruline ei olnud. Panin suvaliselt mingi biidi kokku kõigepealt. Kusjuures selle laulu juures, et biidid asjad kõik olid originaalsed isegi seekord. Et What You'l vähemalt oli see, et võtsin lihtsalt mingi biidi kusagilt ja panin selle sinna. Aga sellel ma tegin kõik ise. Ja panin erinevad helisi asju, katsetasin, tegin suvalise mingi meloodia. Ei proovinudki üldse selle järgi väga teha. Proovisid, mis kõlab hästi. Pigem oli ikkagi natukene selle järgi. Aga see kõlab päris hästi, mulle meeldib. Aga täitsa normaalne tuli. Ja panin mingi passid asjad sinna. Miksi, mis ma väga ei teinud, sest seda ma ei oska väga teha veel. Aga
mingid asjad tegin seal igatahes panin kokku ja meil loodud oli tehtud ja siis oli juba aeg, et lihtsalt vaatame, kus mingid need tropid asjad on, panin need crash'id asjad sinna mingid ja et muusika tegemine kõige keerulisem polnud, aga ma ikkagi päris kaua tegelesin selle kallal, et iga päev ikkagi päeva-paar tundi, et need helisi asju, vokaale asju sättida sinna, et siis oli küll see, et nagu absoluutselt nädal aega järjest öö ja päev kogu aeg see laul kummitas, ma olen seda lihtsalt iga päev kuulasin. aga see on bänger laul. Kui üks laul ma tahan mind terve elu kummitaks, see on Kutse saarele. Sama. Kõik laulud. seal on vist 240 vaatamist ka YouTube'is, nii et. 240 oli vist, jah, peaaegu 250 oli. jah, bänger laul. kus sul oli kohe vaadata? ja minge tehke 300-ni, palun. see on väga hea laul. ja sa võid rääkida siis, oota, meil tulid siis vahepeal vokaalide. Ei, me tegime muusikavideo enne. Vokaalid ja siis muusikavideo. Ei, me tegime, sa tegid enne vokaalid ära, et me saaks muusikavideo millestki teha. Aga need hilisemad klipid me tegime, no Peeter Sepal tuli kõige hiljem need vokaalid. Siis oli, see oli viimasel hetkel. Sa tegid vokaalid ära, järgmine tegime vokaalid ära ja siis me järgmine päev mõtlesime, et teeme muusikavideo. Tegime selle Weibil videoga, see on ka normaalne laul suht. Ma ei tea, see pole väga laul, aga me lihtsalt mängisime Weibili. Hea idee oli. Jah, noh, me pidime pärast seda minema parki. Peeter Sepp ütles, et ta on, ma ei tea, mitu tundi aega päris palju. Ja siis me tegime selle video ära, mõtlesime tava elame parki. Ja siis Peeter Sepp oli nagu, ma ei viitsi, mul muusikakool. Ja siis me läksime, kahekesi mõtlesime, teeme muusikavideo. Läksime sinna, tegime paar klippi. Ma läksin koju, me läksime mõlemad koju. Jah, meil väga aega ei olnud, et väga vähe aega oli. Ja me ei olnud, võtsin mingi pool muusikavideot teha. Siis vaatasin kodus, et on horisontaalne. Kumb see horisontaalne on? Horisontaalne on niipidi õiget pidi. Okei, horisontaalne on nagu kast on ju. Sükke, õiget pidi. Nagu peabki olema. Sul oli vertikaalselt. Jah, te teate, mis see tähendab. Püstine. Jah, nii. Me filmisime püstisena. Me oleme telefoniga, meil pole mingi kaamerateks. Me filmisime püsti, aga püsti on näeb halb välja YouTube videos. TikTokis või Instas näeb väga hea välja, aga see oli rohkem YouTube'i jaoks meelde, nii et jah. Siis me pidime järgmine päev kõik uuesti vertikaalselt tegema. Ja siis me järgmine päev tegime ära kõik ilusti, on ju, vertikaalselt. Peale ühe klipi. Aga see aitas ka, kuna muidu poleks vist Peeter Sepp üldse tulnud meile sinna laulu. Me oleme lihtsalt kahekesi teinud. Nii et see üks valet pidi filmitud klipp päästis Peeter Seppa. Ja siis järgmine päev, me tegime see päev, millal me vokaalid tegime kõik nagu, mina, Peeter Sepp, sul oli tehtud juba? Mul oli tehtud, sa tegid juba natukene varem ära. Ja ma tegin. Ja paar päeva varem ja siis Peeter Seppal tuli täitsa viimasel päeval. Siis kui pidi juba välja tulema. Viimane päev me tegime need, filmisime muusikavideo, rohkem klippe juurde, Peeter Sepp osad ja see üks osa, mis valet pidi filmitud oli, see oli Järbergi osa. Ma ei oskan filmida, sorry. Või tegelikult see on hea, nüüd on palju parem klipp. Ma ei aldasse sulle. Nüüd on palju parem klipp, jah. See on see, mis klipp see oli? Küülastame Kuuressaaret, küülastame, okei. See oli päris bänger tegelikult. See on parem klipp, mis see läheb välikas tahes, nii et täna ka mind, et ma ei oska filmida. Aitäh. Ja selle klipi oli Jaks ka filminud, kuna me olime kõik seal koos. Jaks on põhimõtteliselt rohkem teinud meil siin bändis kui Peeter Sepp, aga vaat pole. Ja siis me läksime koju, Peeter Sepp tegi ka vokaalid ära. Järberg veits miksis veel. Ja siis me Instas tegime promo ja igal pool TikTokis ja ma panin oma main kassule ka. Ei tea, ma jah, ja siis alles järgmine päev tuli see release, et meil oli selle kuupäev umbes 2 päeva varem ette valmistatud, millal selle release tuleb. Reedel kell 8 tuli välja. Reedel kell 8 tuli välja. Jah, 27 mai. Jep. Ja see on põhimõtteliselt Kutse saarele vist, on ju? Jep. Et päris lõpus oli filmida, meil tuli päris palju fände kogu aeg, kui me filmisime. Kogu aeg, kui me hakkasime seda muusikat panema, kohe olid fännid kõik kohal. Ja sekundiks lasid, üsna raske filmida, kui on fännid kõik ümber. Täna ka, meil üks auto sõitis mööda, mul olid prillid ees, kohe tundis ära, karjus näkku. Täiesti võõrud, ei tunne. Jah, fännid. Ja kus juures? Kui keegi arvab, et... Kui te olete fännid ja te tahate meie juurde tulla, siis tulge sõbralikult, ärge näkku karjuge, palun, autost ka. See tundus nagu rõõmulik. Jaa, aga palun ärge üldse karjuge näkku.
korra ütlen kõikidele kuulajatele ka, et kõik jutud, mis me siin räägime, on tegelikult tõsi. Me ei valeta praegu, just, ma ei tea, mis see oli, tund aega tagasi või 2 tundi tagasi. Tund, jah. Et tõepoolest siuke asi juhtus, me käisime tänaval ja siis inimesed lihtsalt karjusid ja tõesti muusikavideol, kui me hakkasime filmima, inimesed kõik kohe ümber jälle. Panime kinni, katsusid ära, hakkas uuesti jälle hakkasid. Ma arvan, et tänu sellele läks 3 korda rohkem aega. Valesti filmitud klipp, see on ka seal meil kasutamata klippides. Ja no, need ongi need valesti filmitud klippid, need on valet pidi, sellepärast need on kasutamata klipid. Te võite seda üle vaadata, te ei pea, see on suht meh video. Aga seal on ka naljakaid hetki ka. Ja, no see on naljakas küll, aga kvaliteet pole, noh. Kvaliteet pole, heli väga pole mõnes kohas käib ja siis trimmer käis. Aga noh, võite vaadata, kui tahate. Ja siis noh, meid räägime mingist sõnadest, mis veel valmis on ja asja äkki. Ma ütleks nii palju, et need on head sõnad, aga lihtsalt jääge ootama, kuni see välja tuleb. Me võime rääkida mingi natukene mingi paar sõnad. Noh, see on Mändialarant, te juba kuulsite. Liivane on kant. Siis meil on see valge Nissan, või on see väike Nissan või mis see oli? Väike valge Nissan on, noh. Valge Nissan. No see on see, nad inisevad seal põhimist. Noh, igatahes. Ma ei tea, mulle see laul väga meeldi, aga noh. Mulle meeldib. Okei, igatahes. Noh. Sellest on meil oma versioon. Ja me teeme hea versiooni, actually. Me ei hakka selle inisema. Me hakkame hoopis mömisema. Meil on seal väike valge Nissan asemel. Suur Alberlingo. Ma ei tea, kas see hästi kohtusid. Suur Alberlingo. See oli ühes mulle. Suur hall Berlingo. Suur Alberlingo. Hall. Ma ütlesin hall. Pugus valge. Suur Alberlingo. Igatahes siuke huvitav laul tuleb. Mis meil veel on? Mis meil? Meil on hästi palju, aga ma ei mäleta mitte ühtegi. Ega me veel neid valmis sõnu väga palju. Külapotsid on Saaremaal. Ja, see on ka suht hea laul. Ma ei tea, seda on raske teha, sest see on täielik originaal. Ja see on täielikult originaal. Ja, aga noh, sellega jääb rohkem aega, et see tuleb võib-olla hiljem, et järgmine kindlalt Mändialarand. Ja siis me vaatame edasi. Mändialarand. Päris hea. Jah, et siis me vaatame edasi, mis meil tuleb. Et täna me arutame veel sõnad üle, ma arvan, et täna saab juba sõnad valmis. Siis me hakata vaikselt muusikat tegema, varsti saab videoklipid filmida veel. Jah, Mändialast teeme video, kuna ma arvan, et see kuu tuleb kindlalt see juba välja. Jah, see on suvebänger, jäga ootama. See tuleb selle ja iga aasta nagu mingi üks laul, mis on terve selle suve nagu bänger. Ja see on selle suve laul, uskuge. Kusjuures eelmine aasta ma isegi julgen, ma ütlen nüüd ühe arvamuse, mis sulle üldse meedi. Aga eelmise aasta suvebänger on Valge Nissan. Ei, võt ma ei nõustu üldse, ma võitan selle. See oli ausalt, kogu aeg, kui ma kuulen, see meenutab mul millest nagu eelmise suve. Eriti sellest, et ma hakkasin kogu aeg, kui ma kuulen seda, see meenutab aju ähki mulle. See oli nagu see aeg, kui ma hakkasin mängima rohkem discgolfi. Ja siis, kui sõitsime kusagil Kudapele mängima seda, siis tuli raadios, siis see oli nagu täitsa uus laul alles suht. Ja siis see jäi kuidagi mul meelde, see oli nagu, kuidagi tundus nagu algul naljakas. Eelmine see nagu polnudki mõist väga suvebängerid. Ei olnudki, sellepärast ongi Valge Nissan. Ei, see on kõige juba. Mis sul jaoks on? Ma ei tea, eelmine aasta polnudki midagi, üle-eelmine aasta oli hästi palju neid suvebängerid. 2020? 2020. Mis seal oli või? Mis seal oli, mingi maakas oli vist on üks? Kas see oli 2020 või? Ma ei tea, millal see oli siis? Varem enda või? Ma ei tea, minu arust see 2020. Uuri kohe järgi. Uuri järgi. Kusjuures ma just enne uurisin ka, et mitu vaatamist Kutsesaarel praegu on. Hetkel on 242. Tehke 250, tehke 300, tehke miljon. Tehke nii palju. Kuulake lihtsalt nii palju kordi, kui teil aega on. Kuna see on bänger. Kuulake nii kaua, kuni Mändialarand ja rämm teile tuleb. Nii, laul Maakas tuli välja 2020 tõepoolest. No võt, millest ma räägin? Sa räägid sellest, et see tuli välja aastal 2020. Võt, ma räägin sellest, ma olen tark mees, ma ütlen selle. Mõnikord tõesti. Jah, aitäh. Ei, väga tihti tark mees ikka. Meil on kõik targad mehed sulle, et... Jah, ainult üks on suht laisk. Ega ta laisk ei ole, aga tal lihtsalt pole aega ja nüüd see... Ta ei viitsi ka suht. Sõit ja... Ja nagu Rolls Royce'id ja... Autosid on haiged ja... Muidu tal see, ta ostis ka endale uue auto. Mis ta ostis endale? Ostis või? Ja, ta ostis endale uue auto. Räme kallis oli. Midagi või siis olla? See, McLaren F1 ostis endale. Ostis või? Ja. Ta tahtis muusikavideosse panna.
aga ta teeb muusikavideoid või? ei, ta tahtis meie muusikavideosse panna. ta tegeleb meie bändiga või? jah, aga see läks põlema. Aa. nii et me ei saa panna, sorry. Pidi tulema hästi äge muusikavideo, aga Pets ei oska sõita. jah, mis teab. Noor mees alles see. Noor mees, liiga kuulsus. jah. aga ega meil täna rohkem polegi midagi rääkida. 25 minutit, see on päris pikalt juba räägitud siin. Et ma arvan, et selleks tänaseks episoodiks viisab, mis me episoodi sul on sääs kella peal. Tore. Mis me episoodi nimeks paneme? Bändi algus. Bändi juured. Juured. Veelile juured. jah, täpselt. Davai. Et see on selleks kord kõik. Meil tuleb veel podcasti osasid, kus me räägime veel. Ehk me saame ka Peeter Sepa siia kunagi rääkima. Ja äkki tuleb veel mingeid teisi külalisi, vaatame. Vaatame jah, võib-olla me saame veel fänne asju. Et kindlasti võib-olla me saame kaamera, me ei hakka siis äkki. Ja kus juures, ma ütlen nüüd teile ühe asja. Kui te praegu nii lõpuni ei ole kuulanud, see tähendab, et te olete suured fännid ning see tähendab, et ma teen teile ühe kutse. Te võite meile kirjutada Instagrami ja öelda, kui te soovite osaleda kusagil meie muusikavideos. Jaa, me vabalt võtame vastu. Sest see tähendab, et lepime ajad kokku ja kõik, jah. Et suured fännid meil lubame alati. Kui te olete tõesti siiani kuulanud. Et kirjutage vabalt, meil on alati vaja inimesi. Jah, respekt, kui te tulete ja kõik siuksed. Ja respekt, kui te olete üldse kõik juba ära kuulanud. Aga ma arvan, et see on selleks korraks kõik ja oi, vaata, kes meil jõudis. Peeter Sepp oma Lamborghiniga lehvitab seal. Tere, ma olen Peeter Sepp! Kuulsite, jah? Karjub sealt kaugelt. Et me läheme nüüd tema Lambo peale ja aega. Ma ei tea, miks ta just nüüd pidi jõudma, kui see läbi see, aga... Jah, seda aega. Tšau.